USA ja Iraani vahelised läbirääkimised, mis toimuvad Pakistanis, on ummikusse jooksnud seoses vaidlusega Hormuzi väina kontrolli üle ning mõlemad pooled kavatsevad sõda jätkata. Iraan teatas, et nõuab täielikku suveräänsust Hormuzi väina üle ja õigust võtta laevadelt läbipääsutasu. Samal ajal kui Donald Trump ise soovib väina enda kontrolli alla saada. Lisaks teatas Donald Trump, et USA on täielikult hävitanud Iraani armee, sealhulgas riigi mereväe. Kuid Teheran on juba näidanud, et on valmis jätkama sõda just sellesama hävitatud armeega. Seega saab teha esimesed kokkuvõtted otsestest läbirääkimistest. Iraan rõhutab veel kord oma punaseid jooni. USA asepresident J.D. Vance hoiatab, et Ameerika läbirääkijad ei hakka Iraani mängude suhtes leebed olema. Ja Donald Trump väidab, et USA on alustanud Hormuzi väina puhastamise protsessi. Arutame nüüd koos, mis praegu Pakistanis peetavatel läbirääkimistel toimub. Minu nimi on Aleksei Bitši, arutame seda teemat koos, kuid enne kui alustame, palun tellige kanal, pange sellele saatele like ja jätkama kommentaar selle video alla. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, saate seda teha mis tahes annetusega. Seda saab teha selle video all olevate linkide ja rekvisiitide kaudu või teie ekraanil oleva QR-koodi abil. Ja kindlasti tellige minu Telegrami kanal Bitchi News, link sellele on samuti selle video kirjelduses. Niisiis, kuni hilisrauba õhtuni jätkub Islamabadis viimase poole sajandi kõrgemal tasemel Ameerika ja Iraani kõrgete ametnike kohtumine. Selle käigus püüavad nad lõpetada 6-nädalase sõja. Miks pool sajandit? Sest viimati kohtusid nii kõrgel tasemel Ameerika ja Iraani ametnikud enne islami revolutsiooni 1979 aastal. Pakistani allika sõnul jätkuvad otsekõnelused USA asepresidendi J.D. Vance'i, erisaadiku Steve Witkoffi ja president Trumpi väimehe Jared Kushneri ning Iraani parlamendi spiikri Mohammed Baqir Ghalibafi ja välisministri Abbas Araghchiga hiliste öötundideni ja on prognoose, et need jätkuvad ka pühapäeval. Kohtumisel viibis ka Pakistani armee staabiülem, keda Donald Trump väga armastab ja kellel on sidemed Islami revolutsiooni kaardiväe korpusega. Ja just praegu kirjutab Financial Times, et Islamabadi andmetel on USA ja Iraani läbirääkimised ummikusse jooksnud seoses kontrolli küsimusega Hormuzi väina üle. Eelkõige nõuab Iraan, et tal säilis kontroll selle veetee üle ja õigus laevadel tasu võtta. See tähendab, et Iraan nõuab, et ta tuleks sellest sõjast võitjana välja. Nimelt, Hormuzi väin peaks olema tunnustatud ainult Iraani territooriumina. Ja ainult Teherani režiim saab tulevikus otsustada, keda ja kuidas nende vete kaudu läbi lastakse. Huvitav on see, et enne sõja algust ei olnud Iraanil selliseid nõudmisi läbirääkimiste raames üldse. See läheb Donald Trumpi teenete arvele. Trump pakkus kavalalt iraanlastele välja luua ühisettevõtte, mis koguks läbivatelt laevadelt maksu ja jagaks raha kahe peale. Ehk siis jah, ärge imestage. Trump pakkus vastasele ehk Iraanile koos teenida liitlaste ehk Pärsia lahe riikide arvelt. Kuid nagu teada sai, keelduvad Iraani läbirääkijad ühisest kontrollist hoolimata kõrgetasemelisest kohtumisest. Ehk siis USA asepresidenti J.D. Vance'i ja Iraani sõjajuhti Mohammedi Baqir Ghalibafi. Selle taustal teatas USA esindaja, et laupäeval ületasid mitu USA mereväe laeva Hormuzi väina, mille Iraani poolne blokaad põhjustas maailma ajaloo suurima energiakandjate tarnete katkemise. Kuid Iraani riigitelevisioon ja allikas Pakistanist lükkasid ümber info, et mööda seda veeteed oleks läbinud mõni Ameerika laev. Seal teatati, et nad tõepoolest lähenesid väinale. Iraanlased hoiatasid neid ning nad pöördusid ringi ja lahkusid. Lisaks teatas USA armee keskajuhatus, et Ameerika laevad alustasid Hormuzi väina miinidest puhastamise protsessi, kuigi iraanlased sellest ei teadnud ja väidetavalt ajasid Ameerika laevad väinast välja. On veel üks märk sellest, et küsimus on vaidlusalune. Varem teatas kõrgetasemeline Iraani ametnik Reutersile, et USA nõustus vabastama Kataris ja teistes välispankades hoitavad varad, kuid ameeriklased lükkasid selle kohe ümber. Ja nii saame aru, et Iraan nõuab varade vabastamist kokkuleppe alusena. Ja üks kõrgetasemeline Iraani allikas jõudis isegi väita, et selline varade vabastamine on märk läbirääkimiste tõsidusest.
Tahan märkida ka seda, et enne kui USA ja Iraani esindajad isiklikult kohtusid, toimusid eraldi kohtumised Pakistani peaministri Shahbaz Sharifiga, iraanlaste ja ameeriklastega, et veel kord nende punased jooned paika panna. Teherani päevakorras on tema võimu ja suveräänsuse tunnustamine Hormuzi väina üle, kus ta kavatseb kehtestada transiiditasud ja kontrollida juurdepääsu. Väin on kitsaskoht umbes 20% maailma nafta ja veeldatud maagaasi tarnetest. Iraan nõuab ka täielikku relvarahu Iisraeli ja Liibanoni Hezbollah vahel, mis tema sõnul pidi olema osa algsest kokkuleppest USA-ga. Iisrael ja USA eitavad, et Liibanon oli osa relvarahu kokkuleppest ning Valge Maja selgitab seda vaidlust arusaamatusega, öeldes, et iraanlased said neist valesti aru. Iisrael, kes alustas 6 nädalat tagasi sõjalist kampaaniat Iraani vastu koos USA-ga, ei ole praegu läbirääkimistel üldse mingil tasemel esindatud. Võõrustav pool, see tähendab Pakistan, ei oma diplomaatilisi suhteid Iisraeliga ega tunnusta selle suveräänsust. Seetõttu on ilmne, et Liibanoni küsimuses tulevad veel eraldi arutelud. Iisrael kutsus Liibanoni võime üles dialoogile seoses Hezbollah revitustamisega. Ja selleks, et mõista, kes millega survestab vastas läbirääkimistel, tasub meenutada viimast avaldust ja tegevust. Ja USA president Donald Trump on korduvalt avaldanud sotsiaalmeedias postitusi, millest ta väitis, et Iraani ametnikel, tsiteerin, pole Trumpe läbirääkimiste pidamiseks. Veelgi enam, Trump kirjutas isegi, tsiteerin, ainus põhjus, miks nad täna elus on läbirääkimiste alustamine. Ta süüdistas Iraani Hormuzi väina kasutamises väljapressimiseks ja väitis, et väin jääb avatuks, tsiteerin, nendega või ilma nendeta. USA peamine läbirääkija J.D. Vance ütles, et USA suhtuvad läbirääkimistesse optimistlikult, kuid hoiatas, tsiteerin, kui nad üritavad meid petta, siis avastavad nad, et läbirääkimiste meeskond pole selle suhtes eriti vastuvõtlik. Samal ajal teatas Iraani välisminister Abbas Araghchi, et Teheran alustab läbirääkimisi sügava umbusuga, mis on tingitud varasematest löökidest Iraani vastu eelnevate läbirääkimiste voorude ajal. Araghchi, kes kuulub Iraani delegatsiooni koosseisu Pakistanis, ütles, et tema riik on valmis vastulöögiks, kui rünnak peaks korduma. Lisaks näitasid mõlemad pooled, millega nad nendele läbirääkimistele tulid. Samal ajal avaldas Iraan veel kord oma 10-punktilise ettepaneku. Selles sisaldub üleskutse tagada sõja lõpetamine ja tulevaste rünnakute ärahoidmine. Esitati nõue tühistada majandussanktsioonid ja kehtestada kontroll Hormuzi väina üle. Ettepanek hõlmas ka sõjategevuse lõpetamist Iraani niinimetatud piirkondlike liitlaste, see tähendab nende terroristlike rühmituste vastu. Otseselt kutsuti üles lõpetama Iisraeli rünnakud Hezbollah vastu, mis on Iraani toetatud Liibanoni terroristlik rühmitus. Ameerika Ühendriigid esitasid vastuseks oma 15-punktilise ettepaneku, mis hõlmab Iraani tuumaprogrammi piiramist ja Hormuzi väina taasavamist. Kuid just Iraani poolt Hormuzi väina sulgemine osutus tema peamiseks strateegiliseks eeliseks nii selles sõjas kui ka läbirääkimiste lauas. Kaubalaevad väldivad väina, blokeerides tegelikult nafta, gaasi ja väetiste liikumise. Laupäeval ületas Brenti toornafta spothind $94 piiri. See on muidugi veidi madalam kui nädal tagasi, kuid see on üle 30% kallim kui sõja alguses esimesel sõjapäeval. Enne konflikti liikus läbi Hormuzi väina tavaliselt umbes 1/5 maailma naftakaubandusest, üle 100 laeva päevas. See tähendab, et see on üsna palju. Ja pärast relvarahu väljakuulutamist on vaid 12 laeva mõne päeva jooksul väinast läbi sõitnud. Varem oli neid ööpäevas üle 100. Seetõttu ongi läbirääkimised praegu ummikus ja nagu näete, kõik taandub Hormuzi väinale, millest veel kord enne sõja algust isegi ei räägitud. Läbirääkimiste etapis enne sõjategevuse algust USA ja Iraani vahel ei olnud isegi juttu Hormuzi väinast. Nüüd on sellest saanud nende läbirääkimiste võtmeteema. Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamus ja järeldused selle saate kommentaaridesse. Telli kanal, vajuta kellukesele ja ära unusta video meeldivaks märkida. Kui soovite selle YouTube'i kanali tööd toetada, siis te juba teate, mida teha. Seda saab teha annetuse abil. Kõik lingid ja rekvisiidid leiate selle video kirjeldusest või QR-koodi kaudu oma ekraanil.
ja ärge unustage tellida minu Telegrami kanalit Betsi News. Link sellele on samuti selle video kirjelduses. Seal avaldame operatiivseid uudiseid kohe, kui need laekuvad. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!